siis kogenud koondisekaaslastele olümpial alla jäänud Pang ja Tong näitasid MM-i jääl, et nad vääriliselt suudavad oma koondisekaaslasi esindada. Aga siin 19-aastane Jaapani imehüppaja juba 12-aastaselt tegi ta esmakordselt 3 akseli. Aga kindlamalt on hakanud viimastel hooaegadel seda hüppama ja öeldakse, et mida suuremad raskused, seda suurem au ja võita ilma riskita tähendab võidutseda ilma hiilguseta. Mawasada igas kavas hüppas 3,5 akseli. Jaapanlanna tuli igati teenitult teist korda maailma meistriks, alistades oma igipõlise rivaali Yuna Kimi. Itaallastele peaks tema kava küll väga meeldima. Itaalia virtuosi Paganini Caprice. kas saab mitte meeldida selline esitus ja selline maailmameister? Imeline kava ja esitus, kusjuures see avanev ja sulgev lehvik kaunistas teda suurepäraselt. Andis juurde just emotsioone. Pühtis kõik higipisarad ära sammude seeria ajal, et ikkagi särada ka lõpu piruetis ja kui raske tegelikult on uisutada sellise lisaelemendiga. Ohoo, Mawasada. Jaapani naised on olnud läbi aegade väga tugevad. Viimase 8 aasta jooksul on jaapanlannad võitnud maailmameistrivõistlustel 9 medalit seejuures 4 kulda. Mawasada 2 korda maailmameister, vahepeal tõusis kõrgemale pedestaali astmele Miki Ando, siis oli Shizuka Arakawa aeg, siis Yuka Sato aeg.
neid nimekaid jaapanlannasid jagub ja järgmisel aastal on ju maailmameistrivõistlused